Loomulikult, kui vaadata inimese päeva, siis iga liigutus kaasa arvatud minu siia tulek on seotud motivatsiooniga, eks ole. Ma just tahtsin tuua nagu head võrdlust, et näiteks miks mina siia täna tulin, et mind motiveerib on ju tulema see, et ma saan sinuga vestelda, aga see, et ma siin ütleme selleks kellaajaks kohal olen, see on nagu distsipliin või see sõnapidamine on ju. Et sinna jõuamegi. Jaa, et eelkõige ikkagi jah, mingisugune on see sisemine või välimine motivaator, mis antud hetkel mulle tundub, et on oluline ja sellepärast ma siin ka olen. Ja päeva jooksul on neid olulisi asju siin veel olnud, aga alateadlikult tõenäoliselt igas meie sellises liigutuses või tegevuses päevas on mingil kujul me võime tõlgendada motivatsiooni olemasolu nagu. Selline tõukejõud jah, et võiks küsida, et miks sa mida teed on ju, et see on nii-öelda kuklas elab mingisugune tõukejõud ikkagi, et olgu selleks siis mis iganes huvitavalt raamatus ka välja toonud need nii-öelda sisemised ja välimised motivatsiooniallikad siis, et välimistena enamasti kõik saavad aru, et see on ju materiaalne, raha, mis iganes sellised asjad. Mingisugune välimine pool, mingi meeldimine kellegile, mis on väljapaistev ja sisemine on ikkagi midagi, mis pakub sisemist rahulolu, mingit eneseväljendust, mingisugust midagi seesugust, nagu, mis on nagu hinge ja sellise rahulolu tundega seotud. Ja. Kas sellist väljendid oled kuulnud nagu ikigai? See on Jaapani keeles või jaapanlastel on lihtsalt põhimõtteliselt see, et miks ma olen, nad nimetavad seda ikigaiks, et ütleme, kui sa oled sepp, siis sinu ikigai on see, et sinu töö on ju sepistada. Ei ole kuulnud, tunnistama. Kuidas siis sa jagad selle motivatsiooni ja distsipliini või harjumuste vahelise suhte, et see punkt, mida ma tahakski sinuga nagu lähemalt natuke arutada, on see, et motivatsioon võib olla just kui tunne on ju, et mõni päev ma olen näiteks väga motiveeritud trenni minema, ma ei tea, kas mul on kõht hästi täis ja tuju on hea ja naisega on kõik korras on ju. Ja mõni teine päev, kus mingisugused välised faktorid võib-olla on teistmoodi, mul ei ole nagu seda motivatsiooni, aga sina oled ehe näide sellest, et isegi kui sul seda motivatsiooni ei ole, siis sinna trenni sa jõuad, et kumb on olulisem või kuidas nende omavaheline suhe nagu sinu jaoks toimib? No ma toon siin ka välja ja selles samas raamatus ja ühe kõige olulisem asja, kui ma proovin nüüd nagu üldse aru saada, et mis on nagu kõige olulisem asi, kas see, et ma suudan luua suure visiooni, eks ole, kas ma suudan kuidagi hästi eesmärgistada selle, kas mul on väga hea tegevuskava või siis ka motivatsioon või ka distsipliin, siis tegelikult ma julgen öelda, et distsipliin on nagu määrav. Et me võime hetkest luua väga ägeda visiooni, väga võimsa visiooni ehk mingi unistus, kujutluspildi, eks ole, piltlikult öeldes, kuhu me tahame jõuda. Aga meil võib olla ka väga hea tegevuskava kuskil kujul olemas, aga kui meil puudub distsipliin seda ellu viia, siis me tõenäoliselt seda kunagi ei näe nagu. Ehk sport on ju tegelikult õpetanud, sport on kõige parem selline elav kehastus või näide distsipliini olemasolust nagu, et ma ei tea ühtegi sportlast, kes oleks nagu tippu jõudnud ilma selleta, et tal oleks olnud distsipliin või puudunud distsipliin nagu. Kindlasti maailmaspordis selliseid näiteid on, mäletame kunagi oli ka Vene üks kõrgushüppaja oli Ivan Uhhov minu arust, vahepeal hüppas täis peaga ka kusjuures. Mingid pullid videod on siiamaani üleval, kus ta nagu lati alt hüppab läbi, lihtsalt või nagu seda on jumala pahupidi, eks ole, et me võime rääkida mõningasest distsipliini puudumisest või oli seal üks 10 võistleja Vene taustaga, Valgevene vist taustaga, aga Soome nimega nagu. Ei mäleta täpselt seda nime, aga seal oli ka enam alade vahel käis tõmbas suitsu näiteks. Nimetame neid nagu natuke distsipliini puudumiseks, aga kes oligi omamoodi, lihtsalt oli kohale, tõenäoliselt oli talent ja tegi mingi tulemus, eks ole. Aga valdavas osas ikkagi on määrav minu arvates olnud distsipliin. Kaasa arvatud minu enda mingites tegemistes, saavutamistes, et ma ei julge öelda, et seal oli ülemäära palju, ma ei tea, lihtsalt andekust või midagi muud, et seal oli puhas selline tuim distsipliini talumine aastakümneid lihtsalt nagu. Eesti esu.